video- ja teleülekanded on tõusev trend, et viimased paar aastat on see kindlasti kasvav osa ja need üritused ja asjad, mida me üle kanname, on ka väga mitmekesiseks muutunud, et alates nendest saadetest, mida me ise teeme ja nüüd viimane uus asi on ka näiteks kino, et on võimalik vaadata ka Eesti dokumentaale ja filme nii-öelda jooksvalt, et selles mõttes on kahtlemata internet tulevikus tõsine konkurents telele ja kinole, et eks see on selline nagu turu sissesöötmise asi, et kahtlemata ta reaalselt tulu toov asi ei ole. No ütleme, ega me päris täpseid numbreid ma võib-olla ei paljasta, konkurendid ka vaatavad, aga eks see trend on ilmselgelt ju aina ühesuunalisem, et videot ootavad inimesed aina rohkem. Julgelt selline veerand kõikidest Delfi külastajatest kindlasti on ka liikuvat pilti vaadanud meie juures. Või on tulnud juurde päris mitu ala, milles ajakirjanikul lisaks kirjutamisele on võimalik särada. On see video ekraanil olemine, on see video monteerimine, on see video žanris üldse mõtlemine. Mul ei ole selles suhtes küll ühtegi kahtlust, et Fookuse saade on väärt näitamist. Venekeelne saade, Eesti Delfi ja Vene Delfi kokku pannes, siin olid juba väga arvestatavad vaatajanumbrid. Et need teemad ikkagi ja need rõhuasetused ja külalised, need on ikkagi võetud sooviga teha nii-öelda tõsist telet või tõsist ajakirjandust. Kui Tudeng TV on rahul ja sealt poolt leiab endale uusi vaatajaid ja lugejaid ja me suudame pakkuda mitmekesisemat ja huvitavat vaadet elule ja nendele lugudele, et see on kahtlemata kasulik. Et ise kõike tehes see vaatenurk võib jääda kitsamaks, et kui noored vaatavad asjale teise pilguga, siis on ikka huvitav vaadata, et mismoodi neid samu teemasid, mis on hetkel aktuaalsed, käsitletakse natuke teisest vaatenurgast. Et selles mõttes on see kahtlemata positiivne. Ma arvan, et see on igati tore algatus, nii terve Tudeng TV kui Fookuse projekt. Ja selge see, et see on noor projekt ja paljud eriti venekeelsest kogukonnast ei tea sellest, aga ma arvan, et peab rohkem seda arendama ja kaasama võimalikult palju venekeelset meediatudengit selles projektis kaasa lööma. Ja see, et te tegite sellist esimest katset, on väga tore, kuna venekeelses meedias ei ole palju need väljundid, kus inimesed saaksid vaadata arutelusid päevakajalistel teemadel, venekeelsel teemadel. Venelasi huvitab väga nii majandus kui poliitika, kui kultuur, kui sotsiaalteemad, millest just sellised arutelusaated on hetkel puudu. Ma arvan, et kui nendega edasi minna ja korraldada venekeelset arutelusid nendel teemadel, siis nende järel peab olema suur huvi.